On aeg saada tugev kontakt enda ürgse allikaga. Oleme sajandeid rääkinud mündi kahest küljest ja nende tasakaalustamisest. Ärgem unustagem, et mündil on 3 külge. 2 on meile nähtavad, tõmme ja tõuge, aga see 3. külg on natukene nähtamatu osa meist. See, mida me tajume enda sees, aga sõnadesse seda panna, on väga keeruline. Iga hinge isiklik telepaatia maailma suhtes, mis paneb sinu elus paika, kas hetkel tõmbad või tõukad. Ja kuna hakkas uus sajand, siis sellel sajandil tuleb esile just see 3. külg meie kõigi eludes ja see on väga individuaalne külg. Kõigi inimeste sees olev ürgne loomne instinkt. Kui me oleme armunud, siis pea on välja lülitatud ja ka tunne on see, mida ei ole sa varem kogenud. Iga armumisega täiesti uus, ehk sinu sees olev algallika energia, mis sellel hetkel hakkab keha rakusüsteemi kasutama täiesti uuel moel esmakordselt. Armunud seisundis me tegutseme ürgse energia baasil. Seda ei saa mõttega suunata, kuhu sa soovid, ja seda ei saa alla suruda, et ma kardan kogeda, sa lihtsalt koged ja tegutsed, kõige loomulikum sina. Armumise energiaga me tõmbame asju enda ellu ja viha energiaga tõukame lahti hirmuuksed. Me ei saa armuda, kui me ei tee armastusele ust lahti. Me peame julgema vihastada, siis julgeme uuel tasandil armuda. Kui sa ei julge enda ja maailmaga kakelda, siis ei julge sa enda ellu ja endasse armuda. Sa ei pea maailmale tõestama ennast, vaid sa pead endale ausalt sisse vaatama ja ütlema, jah, ma kardan enda karme vihaseid mõtteid. Kui hing on seda kuulnud, siis saab ta saata sulle julgust endale tunnistada kohad, inimesed, emotsioonid, mille vastu sa kardad minna ja tõukad neid pidevalt eemale. Kui vabastad vastupanu, siis hakkab hing tõmbama armumise energiat sinu seest välja nagu suur purskkaev. Ja sa ei pea vastupanu osutama, kui hing soovib armumise energiat kehas laiali saata. Vii enda peas kaklused lõpuni ja sa vabastad mündi 3. külje enda seest, enda nähtamatu pool vabaneb. Ja tõmme ja tõuge tasakaalustuvad automaatselt. Sa ei pea selleks ise mitte midagi tegema, lihtsalt olema, kogema ja nautima seda kohalolu enda ürgse energiaga kohalolu keharakkudes. Kuidas iseenda seest ära tunda ja kasutada enda vaimse kire energiat, spontaansus, intuitsioon, sisetaju, 7. meel ja nii edasi. Heal lapsel palju nimesid. Siin tuleb appi elu külgetõmbeseadus. Kui soovid kogeda head, siis pead esmalt kogema halba. Kui soovid kogeda veel rohkem armastust, tuleb valmis olla kogema korraks viha. Sa tõmbad armumise enda seest välja vaimse kaklusega. Esmalt enda seest endaga kakeldes, vaieldes peas, mida me teeme kõik. Ja ennast lõhkudes, rapsides nii vaimselt kui füüsiliselt, tuled sa rohkem enda ürgse enda juurde. Sinu hing annab loa seda vabalt kasutada. Sa ei saa võidelda mitte millegi nimel, kui keegi ei osuta vastupanu. Kui sa kardad kakelda, siis kardad sa armuda. Kui kardad enda peas olevaid võitlevaid mõtteid, siis kardad sa kasutada enda ürgset energiat. Ja just see energia aitab sul kasutada enda sees olevat vaimset kirge ehk armumist kõigesse sinu ümber. Muidu sa lihtsalt hoiad ennast elus, aga sa ei ole elavas energias. Aga uuel sajandil on vajalik olla elavas energias automaatselt igal hommikul ärgates. Kogu keha immuunsus on sinu enda sees olevad õnnehormoonid ja armumine tekitab õnnehormoone. Kui oled tihti haige, siis tea, et sinu õnnehormoonid on andnud alla kaklusele enda sees. Sa ei julge armuda, julge enda mõtteid mõelda, kõiki mõtteid, mis sinu pähe tulevad. Me võime keha vangi panna, aga hinge piirata ja kontrollida ei ole võimalik. Ta otsib teed läbi mõttevibratsiooni, et siis enda algallika energia kehas tööle panna ja kogeda,
kogu kehastust nautides ja elavana. Sa võid enda keha muuta, aga enda isiklikku ürgenergiat, mis just sind käivitab, ei saa keegi muuta. Kuldenergia kasutab vaid tuleenergiat. See on sama, kui paned küünla põlema ja ta põleb. Kui sa küünalt põlema ei pane, siis ta ka ei põle. Tuleenergia käivitamiseks on vaja 1 sekundit, nii reaalselt kui ka vaimselt. 1 tikku, 1 nupuvajutust. Vaimselt 0,5 sekundit vihajõudu, et julgeks tegutseda enda kogemuse nimel. Ja su armumise energia põleks igavesti su sees, keegi seda ei saa loksutada. Ja sinu hingevalgusel on eri tasandid. Kui oled 1 tasandi valgustanud, siis tuleb liikuda teise poole. Elul ei ole pausi ega tagasikerimise nuppu. On vaid liikumine, lõputu liikumine ühest kehast teise. Enda sees saad 1 elu jooksul põlema panna 1000 küünlaid, et tõmmata tikku ja sinu hingevalgus annab valgust ka teistele ja see on sinu enda sees kõik olemas. Korraks kasutad ürgset instinkti ja saad olla kogu aeg enda rahulolus ja kohalolus, heaolus enda sees. Tee enda peas lõpetatust kõige vanaga ja tee enda peas uut algust kõige enda uuega. Luba endal endasse armuda, enda elusse armuda. Aga enne julge iseenda mõtetega kakelda. Kui oled endale kinnitanud, et ei, ma ei taha ja ma ei oska ja ma ei saa, siis tea, et seda just hing kogeda soovib. Sa lihtsalt lükkad teda mõtetega eemale, otsid vabandusi. Võta enda sõnasabast kinni just siis, kui oled kasutanud väljendit, mitte kunagi. Just siis on õige moment, et see on asi, millele sa ei julge ausalt vastu astuda. Ja see on just see, mida sa tegelikult soovidki kogeda. Kui palju olen ma elu jooksul kuulnud, kui inimesed ütlevad, ei, seda ma küll ei tee. Ja ei lähe palju aega mööda, kui inimene just seda teebki. Sest selle hetke vihaenergia pani sinu hinge tule põlema ja sa said võimaluse armuda endasse läbi just selle kogemuse. Julge ka armuda endasse, ainult see kannab teid uue ajastu armastuse sisse. See energia on väga austav ja õnnistav kõikide hingede jaoks, kes elavad siin maa peal. Sa jõuad enda hinge pimedusest iseenda hinge valgustatuseni. Hoidke kõik enda hingetuld elavana ja pange teda uuesti ja uuesti taas põlema läbi endasse armumise. Ja teie küünlast saab lamp ja lambist majakas ja majakas teie enda sisemine päike, mis ei kustu mitte kunagi. Isegi kui jätate kord keha kõvasti, särab tema täies hiilguses edasi. Mina tänan südamest selle loo kuulamise eest.